Tervist! Te vaatate treeningpäeviku 3. osa, minu nimi on Andres Luidre ja tänases osas on siis nagu lubatud Margus Silbaum ja Jaanus Teppan. Et kui on võimalus ja vahendid olemas ja kellel tõesti ei kannata nagu joosta, et võib kindlasti sõita suusarollerite peal. Aga suusarolleritega on nüüd selline lugu, et kui te tahate sõita ja tahate nagu tehniliselt hästi sõita, siis pöörduge ka samamoodi oma ala spetsialisti juurde, kes parandab teie tehnikat, sest sõites vale tehnikaga võite pigem teha endale oluliselt rohkem kahju, kui sellest kasu tõuseb. Treeningpäevikut kindlasti on mõtet pidada, sest kui te sõidate selle Tartu maratoni läbi ja teil on ka plaanis järgmine aasta osaleda, siis te saate nagu toetuda juba selle aasta treeningkavadele ja näha, kas järgmisel aastal on teie seisund paranenud ja palju te jõuate. Ja kindlasti, seda võib-olla palju tahetud, aga hommikune selline lamamispulss enne kui hommiku üles tõusete on ka väga hea selline märk treenitusest, et kui see 2 nädala või 3 nädala möödudes hakkab vaikselt nagu langema, et süda nagu lööb vähem, siis see näitab esimesed märgid, et treening on nihkunud õiges suunas. Aga samas, kui on pulss väga kõrge, siis vist ei ole mõtet minna see päev treeni või? No mina isiklikult arvan, et kui te lähete treeningule ja te tunnete, et kõik jõud töötavad teile vastu ja teie sisetunne, et te olete nii väsinud ja te kuidagi ei taha minna, siis ega ennast vägisi sundida ei tohi. Et parem oodake 1-2 päeva ja võib-olla 2 päeva pärast teete selle kõik topelt tagasi. Istu võtta asend tagasi sisse ja niimoodi istud minut aega. Jalad on juba praegu. Aga kuidas sa kavatsed nüüd pikki laskumisi istuda? Aega on veel 4 kuud. Niimoodi? Käsi tõsta üles. Võta see puus alla. Tõsta puus üles. Alla. Ja see on millele kasulik? Küljelihas. Seda võib ka küünalnoki peal teha. Nii. Nüüd on sama asi. Oota, ära tule. Lase alla. Nii. Käsi üleval. Tõsta üles. Nii, ja nüüd tõsta ülemine jalg ka üles. Nii. Nüüd lase jalg alla ja lase nüüd puus alla. Oot nii. Ja tee veel. Tee 3 korda seda ära siis. Nii. Jah. Tahad ju tugevaks saada? Jah. No nii. Teeme siis eestoengus kätekõverdused. Need veel küljega. Üks on siis siit. Et sul on käed täitsa enda selle kõrval. Õla kohal, jah. Eestoengus, jah. Joo. Nii. Lihtsalt. Nii. Nüüd hästi laiali, õlgadest oluliselt laiemaks, jah? Ja jääd keera nii otsa. Veel laiemaks saad, veel laiemaks. Nii laiaks kui saad. Nii, läks. Joo. Joo. Nüüd tule natukese jalgadega taha poole, muidu sa ei saa järgmist harjutust teha. Tule edasi. Nii, ja nüüd vii käed õlgadest ettepoole. Nii, ja teed ka, leed käe kõverdust. Nii, siis on 2 varianti, ka siit puusa siia poole ja puusa sinna poole, nii rahulikult, nii, ja siis käid pöidade peal, see on kõhulihase harjutus, jah? Nii, nüüd keerad teisipidi, ka küünalnokkide peal. Jah, ja teed sama. Lased ühele poole, teise puus hästi üleval, puus peab olema üleval. Nii, puus on kogu aeg üleval. Nii, ja lased kõik ühel pool, teisel pool keertada. Ja lasta, jah. Aga jah, mida tundub? Nii, siis on hästi tagatoengus, kätekõverdus, tõmba pink välja. Kõverda jalad, tõmba jalad, kõverda. O nii, jah. Nüüd tule üles. Hopp ja keera ühele poole. Hopp. Nii üles ja teisel poole. Hopp, jah. Tugev mees nüüd lõpuks saada. Aga põhimõtteliselt või siis hoida lihtsalt. Või siis lihtsalt hoida. Algul ei ole vaja, jah, need seljakesed kustuvad ära. Et neid üliraskusi ei ole. Üle ei tõsta. Kuni puusani, siia, jah. Üle ei tõsta. Selleks on kõrgemat lauda muidugi. Et läheks need jalad alla välja.